Hello from Tallinn. Mul oli vaja vahepeal pausi, nii et mul oli vaja mitte teha vlooge, sest see oli liiga palju väikse minu jaoks. Kõige muuga, mis toimus, lihtsalt nii palju toimus, et ma olen veidikene üle töötanud selles osas, aga see oli ajutine. Nüüd me tõmbame normiks ennast tagasi. Ei mingit pikaajalist stressi ületöötamist siin. Ehk ja, mul oli lihtsalt vaja korra pausi. Või mõnda kohustust vähemaks lihtsalt on. Ja täna ma olen Tallinnas. Kohe lahkun siit linnast, et lennata Stockholmi, kus me oleme täna homme Riinuga hängame. Lihtsalt selline chill girls trip. Ja siis mul on 3 päeva projektis osalemist. Nädala lõpus olen ma nagu Tallinnas ja ma vahepeal koju ei jõuagi selles vlogis arvatavasti. Nii et vaatame, kuhu see meid selles mõttes viib. Stockholmis ka, mul oli plaani We only have the vibes. Mul ei ole muidugi vaja plaani. Ma olen nii palju käinud ja see eesmärk on sisult jalutada, süüa, käia poodides nagu, ja by poodides ma miin nagu fancy second hand ja asjad, et ja mingisugused nišikad brändid, et mis seal on kättesaadavad. Vaatame, palju me ka jõuame tegelikult päriselt. Nii et tahaks lihtsalt 2 päeva. Mul läheb hääl ära. Oh my god, tahaks 2 päeva lihtsalt puhata. See on eesmärk hetkel. Nii et ja mis veel? Mul on sellel tripilt shoppingu osas, sest we going shopping. Paar asja, mis mul on, nagu, et kui ma leian, siis leian, kui ei leia, siis ei leia. Ok, suva. Ma tahaksin saapaid, kindla ikkagi ühed, mis ma jagast ostsin, ikkagi nagu liiga kitsa liistuga, nagu mega perfektsed, nii ilusad nagu reaalselt ja nagu veits liiga kitsas on ikkagi, et see, mis ma teen, ma normaalselt ei mängi seda välja. Nii et kui satuvad ette perfektsed saapad, take 2, siis see läheb käiku ja siis ma tegelikult tahaks ütte sellist roosat kampsunit, I think. Mul on nagu visioon, I have the vibes, aga mul oleks vaja jah, kui ma leian ja vaatab, kas see nagu mul endale seljas ka niimoodi ellu tuleb nagu mu peas. Igal juhul saapad, roosa kampsun on sellised põhilised 2 asja, mis mul päris listis on. Kas mul on midagi veel listis, mis on nagu tegelikult vist väga ei olegi. Ehk siis see on see, kuidas ma mu kapiga enam-vähem toimetan ka, et mul kogunevad mingi aja. Oh my god, mul hääl täna. Mul kogunevad mingi aja peale mingisugused nagu soovid lihtsalt, mingi visioon. Mõtlesin neile taha mitmed outfit, et näha, kas ja kuidas töötaks mitmete asjadega ja siis ma lähen proovin neid asju ise, aga tavaliselt mul istuvad asjad nagu wishlistis, kuid vahepeal aastaid reaalselt.
enne kui ma teen selle ostu või enne kui ma leian selle õige asja nii-öelda. Nii et jah. Mul ei ole vaja minna selleks, et osta, vaid kui ma leian midagi, mis päris mu listis on, siis ma ostan. See on see loogika seal taga, et mul ei ole vaja lihtsalt asju osta. Seda sõltuvust mul õnneks nagu küll ei ole. Kuigi osta on tore, aga see tagajärg seal taga tihti. Et asjad tegelikult nagu ei sobi või me ei kanna neid või nad tekitavad lõpuks ikkagi ruumi ja need asjad on minu jaoks tüütumad, kui eks siis jah, see ostmisega kaasne nagu tüütus, kui ma ei mõtle asju läbi, on jah too much, nii et thankfully siis ma ei osta väga palju. Win for all. Nii. Oi jah, ja selle peale ma kotti. Nii. Ma olen ikka veits väsinud, ma ei ole ennast normaalselt välja puhanud ega maganud. Ma olen andnud enda kehal võimaluse, aga ta ei võta vedu väga. Nii et see ei ole just kõige parem olnud. Ma loodan, et vaikselt nihkub see ka paika, aga ma pean vaeva nägema selleks sisuliselt, et välja puhata uuesti. Ja see ei ole väga tore ega nuinu. Ja see jah. Sunnib tagasi tõmbama asju teadlikult, mis on nagu selles mõttes tore, et keha annab ilusti meile märke tegelikult kogu aeg sellest, kui midagi on liiga palju lihtsalt. Meie töö on mitte ignoreerida. Nii infukad. Mõttes, ei, koledad tšekid on osa sellest. Nii, me jõudsime kohe nagu rongist välja asjana nagu kultuuriline kogemus siiski. Maks, see on väga tähtis. Nagu see on rahvuslik aare. Nagu ilma selleta ei saa tulla Rootsi. Ilma Maksi prooviksid. Nii et first stop is Maks meile. Ja siis reaalselt Girlstripi nagu kõige suurem märk, kui nagu Gilmore Girlsi nagu soundtrack või see kurgi intro käib nagu samale. What are the hell? Ja me elame oma parimat, nagu see vaade. See on fucking vaade. See vaade. Jah. Selle taustal nagu elu on fucking ilus. Saate aru, ja? Elu on ilus. Kõige nostalgilisem Rootsi laks lihtsalt, mida ma ei teadnud. Kogemata sattusime lihtsalt see karamelli. Leidsid? Black raspberry. Seda ma tahan proovida. Me just tulime söömas, mul kõht jääme täis, aga mul suu jookseb vett. Ja nad teevad kommi siin samas, nagu lihtsalt vanalinnas. Oh my god. I am leaving poor, nagu. Kas see on selle see musturiga või? Ei ole või? Ja siis istuma. On. Ja keskel on see mulli kohta. Ma arvan, et siin see... Stockholmi room tour, meie apartment on... Meil on häng. Aga autentne kogemus ikkagi nagu vibe'i osas. Lihtsalt, no see on Stockholmi vibe. Riin sobib valatult tiimaniga, saad sellega ühte värvi sisuliselt. Ma olen see less is more. Ja, sulandud siia. Koos siis kitcheniga, mis on ka mega cute. Ja siis kas ma oskad seda teha? Ja.
väike Võru rõdu, vaata hell, nagu aiavaate ka, nii et see on meie home teisipäeva hommikuni. Väga cute siin, ma olen väga rahul. Siin on ruumi, siin on vibe'i ja palju mõnsam kui mõni hotell. Very cool. Kas me fitime Stockholmi sisse või? Basically locals ikkagi nagu hobo chic on ja Rootsi disain ikkagi läbivalt. Isegi see Riinul kogemata Rootsi disain. Ja siis kolis. Kotid on tühjad. Näituseks vaata. Meil on asju, tegelikult ei ole. Meil on ainult kallid kotid. See nagu läksime sinna kommikoodi, mõtlesin, et oh my god, nagu siin poes ma jään vaeseks. Mis jääd nagu? Läks straight pommi. Tee peale, lihtsalt tee peale. Karm. Ma päriselt igatsen päris kaamerat. Nagu elus päris kaamerat. Sellel kaameral on jumala pohhui, mis seal toimub. Ta ei saa sittagi aru. Nagu sa usud mind või? Jah? Siis ma usaldan sind. Jah? Mis ma teen seda? Ta teed spetsiaalselt nii, nagu inimesed professionaalid teevad. Nagu sa ütlesid. Ma panen kohe suhu selle. Ei, ära pane. See ka ära. You can do it. All the vibes. Oh my god. Mul on liblikad praegu. Väga tähtis õhtune tiir Rootsi toidupoes. Nagu kõike põnevat lemmikuid, uusi lemmikuid, mida me leiame siit. Nii, aga must have. Ilma selleta me ei ela. Martsipani kurvit. Jep. Kõik on vegan. Look at it. Beautiful. Mis sa tahad? Beigelid või? No, nii, vaata. Võtan 1-2. Võtab meile. Mõlema saab. Kuidas on esimene vibe Fancy's kontsertkas? No ikka Jimmy Choo'd on ikka leti peal siis nagu
õige koht. Ja, men det är det. Jaa, just. Sul nagu, siis sa lihtsalt puhtalt kaotad. Mitte see, et bronid puha, midagi juhtub ei lähe. Või noh, see on väga nunnu välja. Vibes, oh my god, veits kõike. Kas huvitav ma see kõigil on alati see teema, et sul on franke sees kraani kanssa. See on blanco ja siin on blanco nagu. So, I knew this already before this store. Should I take it in English? Yes, please. All right. So I thought I would present what you'll be having for lunch. Nii, siin veits pärapurgus, aga it cute see. Tähendab, toadele jagamiseks, mis on hea, mõnus vibe ja siis väike paistab ka. Oh my god. Oh my god. Nii. Hakkan kogu peast ära, aga decent värk, väga decent. Ehk siis ma jõudsin siia projekti osasse sellest Stockholmi nädalast. Ja tundub, et saab olema väga põnev igal juhul. Tänane päev juba projektist on tegelikult suures osas läbi. Homme on full päev ja neljapäeval on selline jälle chill päev pigem. Nii et üritan võtta maksimumi, mida saab siit. Aga tundub nunnu ja noh, vaadistis lihtsalt selles mõttes, et nagu äkki päris majas. Aga see noor moodi kohal on nagu how to translate that, so that would be a surprise for the English speakers. And then for the dessert, you will get to enjoy a low-bake cheesecake with fresh berries.
Very nice people. Very nice people, and it feels like we've known each other for ages. Kell on 8:30. Esiteks väljas on pisut valge, et kõndida. Teiseks on pisut soe, et pusaväel kõndida. Nii et selline maja on seal. After dinner jalutuskäik, et päriselt nautida seda sooja ilmaga ja vaadata, mis siin ümbruses üldse toimub, aga esimene päev projektil siis sisuliselt oligi SEB peakontoris nende mõne juhtival kohal oleva töötajaga, CFO-ga näiteks Luuna, SEB-st üldiselt, mingitest teemadest seal, Balti positsioonist SEB-s, tulevikuplaanidest, üleüldse inimeste juhtimisest, tiimide juhtimisest. Sellest oli juttu ja teine sessioon saime lihtsalt oli tundma õppimine platvormid. Ehk siis homne päev on see põhitegevuspäev. Oi, miskit lõhnab nii hästi. Oh my god, meiega lõhnab täiega hästi. Aga ja väga põnev, inimesed on päriselt toredad, ägedad, väga huvitavad nii Eestist kui Rootsist. Et väga huvitav saab olema, kuhu homsed teemad viivad ja ma küll mõtlesin, et no ma ei tea, et mul oli palju nagu segadust asja, et mis siit saab ja mis siit tuleb, aga mul on tulnud see kindlus, et ma ei peagi teadma, vaid lihtsalt see kogemus on väga huvitav ja see networki võimalused on väga-väga huvitavad siin juures, nii et ma hea meel, ma siin olen ja no tegi lihtsalt siis neid vaateid lükkas minuga. Ukse siinä. Niin cute. Jälleen, no. Prima. It's neither good or bad, but lagom. It's neither hot or cold, but lagom. Neither too salty or too spicy, it's lagom, average. Average Estonian, but I think in general, idea, like for example, let's take the immigrants. So, like when there was this immigration crisis, and I don't know, everybody wanted to come to. I just had this realization that I see Sweden based on its history, and I see the core values coming from core values like family and safety and equality and acceptance and kindness. All these things coming from the history, and I just think that sometimes Swedes take it for granted.
what defense industry in the new geopolitical situation. It's not easy to say this is exactly what's going to happen, because I think looking on through social every morning, what's happening over in DC, that affects us very much. That's very hard to predict. Plans set 6 months ago, they are quite rapidly changing. Years now, and I've seen, I counted to 7 different governments, and I worked for many different ministers and. Business Sweden, the floor is yours. Thank you very much, and thank you so much for the invitation to be here today. I just briefly looked through your presentations as well, and I must say that I'm a little bit jealous of all of you. This is an amazing opportunity to come together like. Oh my god, lihtsalt kella 9-st kella 5-ni on täna. Kõik, mis on toimunud, on ettekanded, arutelud, küsimused, ettekanded, arutelud, lihtsalt nagu kella 9-st 5-ni. Mingisuguse poolteist tunni pause lõpuks kokku või. Ma ei tea, mingi täiesti pöörane. Väga-väga intensiivne, üldse mitte halb ses mõttes, et kuna meil on üks täispäev ainult siin, siis täiesti aru saada, ma oleks selle samamoodi kokku pannud. Et maksimumi saada kõik oli päriselt väga põnevad esinejad täna. Väga huvitav oli kuulata nii paljud erinevatest nagu sektoritest, teemadest, fookustest, inimestelt, et tõsiselt põnev. Hästi väsitav. Aga väga põnev, nii et ma olen siin nagu pre-dinner snacks, sest nagu epikasjad lihtsalt maapähkli või krõpsud. Ja vaikusaeg. Enne kui peab sööma minema ja uuesti inimestega, nagu isegi kui ma palju ei räägi, siis nagu kuulama neid ikka. Ja homme on juba pool päeva ainult siin ja siis lõunaga saabki programm läbi selleks korraks. Sügisel on uus nende teine osa kohtumisest, siis saame Tallinnas kokku sama grupiga ja ma vist ei öelnudki, et sisuliselt on siin Eestis 10 inimest ja Rootsis 10 inimest pluss siis 2 grupijuhti, et nagu 22 inimest, väga väike grupp lihtsalt tegelikult. Nii et väga suur privileeg olla siin, väga suur privileeg neid asju kuulda, arutada, näha, see niimoodi networki ja oma teadmisi kasvatada lihtsalt metsik, teeb väga metsik lihtsalt, millised inimesed siin on osalejate ja esinejatena. Nii et ja mul on veitsena Patari on sena punases hetkel, aga käib söömas ära, äkki saab jalutama ka jälle minna korra. Ja siis tegelikult mul tahaks teha reedeks, mis on ülehomme, ettevõtluse programmi ühte ettevõtjatele iseseisvat alustada ära, aga äkki kui ma seda jõua enne, siis ma tegin selle ka reedel sisuliselt, aga põhimõtteliselt mul on projekt, millega ma tahan väga tegeleda ja ma olen lükanud seda edasi, et teistele asjadele keskenduda ja mitte mu fookust ära võtta, aga nüüd mul on tegelikult nagu aega, et sellega tegeleda. Ja ma ei suuda oodata, ma olen nii valmis, ma olen nii excited, aga sellest kunagi hiljem.
väga huvitav koht. Miks ta kisa räägis see niimoodi? Nii, nagu ma ütlesin jah, Prima lennujaama vlog. Fancy people, see kohv, mis on nagu putkast ja vrapp, aga makroonid, mis on küll toidupoest, aga nagu siiski makroonid. That's how we live. Nagu elu peab olema peen. No on ju. No tean, täpselt nagu ma käisin vaata seal teenes Tigeris ja igast asju saab teha fancy't. Jah, et nagu mitte full on fancy, aga nagu veidikene fancy. Aga tegelikult tehti ju ka mingi uuring, vaata. Nii. Et sa, isegi kui sa oled nagu nii-öelda see, kuidas sa ennast nagu üleval hoiad, aga väidetavalt olid selles videos päris inimesed, kelle võeti lihtsalt poodi pandi nagu üliesteetilisse putkasse, pandi mingisuguste teiste brändide asja. Aga sildid pandi siis selle uue sellega. Font oli valitud, hästi lihtne, mingi Palessi, doesn't exist. Ja siis intervjuuriti siis inimesi, kes seal poes siis väidetavad päris kliendid. Et mis nad siis brändist arvavad. Classic, mingi timeless, mingi nii pikalt juba nagu mõeld selle peale, et tahaks seda brändi osta. Et lihtsalt see, et sa pead ise ennast panema uskuma, et see ongi fancy. Ja läbi selle siis teised usuvad ka, nii et... Siin me elame. Sisestame endale, et me oleme väga fancy'd. Jah. Just. Noh, see on see, et... See on mingi täis portakk on see meil. Väga normaalne. Siis läheme sõidame coach'is, vaata. Jah, Ryanairiga. Coach on, jah. Öeldakse see... Jah. Aga ma olen alati ajanud sassi äriklassi ja siis selle esimese klassi. Sama asi. See on sama asi erinevates nimetustes. Ma olen vahel näinud lennukites. Ma mõtlen mingi sassiga lendada. Aga osadel lendudel vist on... Tõmmatakse mingi fucking kaardin vahel. Osadel lendudel vist on nagu, et kui on nagu mitu, et siis saab olla nagu coach, äriklass ja siis vist esimene klass veel lisaks. Et kui on. Aga minu arust nagu äriklassi esimene klass kasutatakse meil nagu võrdselt. Kas Eestis üldse on võimalik esimese klassiga lennata viskada? Nagu Elrunnas ongi esimene klass. Ei, nagu lennukiga. Lennukis? Jah. Ma ei tea. Et kas sul on võimalik Tallinnas lähen lennujaama, annan kohvri ära ja või lähen läbi turvakontrolli ja sealt lähen istun lennukisse, kus on reaalselt voodi? Tallinnast ei lähe pikki lenda välja, Helsingis saab. Nagu see on sisuliselt Aasia, Austraalia, USA, nii pikad otsad. Riiast? Midagi Riiast vist lendab ka ikkagi ja aga ma ei tea, kui palju ja nägin jälle mingi... Kust saab vooditega lennata? Nägin ühte meemi, kus keegi kõrdutas nagu... Vaata, nagu öeldakse, et keha imitsil on sul see... Mitte dysplaasia, aga mis siis on, mis sa ütled nagu... Dysmorfia. Dysmorfia, just. Et üks naine istus nagu coach'is ja siis tal oli 2 Hermesi kotti. Üks oli väiksem Birkin, teine suurem Birkin. Ja siis ta võttis selle suurema, pani väiksema sinna sisse ja siis pani selle headlock nagu kappi ja siis oli nagu see, et mingi sa oled nagu et nagu seda saab ka teha prioriteedid on ju, et mille peale sa oled nõus kulutama, mille peale mitte. Jah, aus. Paned oma, ma ei tea, 70 kilose kotilise kurdi sinna head-over lockerisse. Jah. Aga, vaata. Aga see on nagu see prioriteeti küss seal taga on ju, et sa võid 2 ekstreemsust korraga teha. Nagu fancy asja, just. Nagu... Ma olen ise sama moodi. Just. Et mingid asjad ei olegi nii tõsised. Seal ei ole vahet. Mingid teised asjadega on. Enamik asju pole tõsised. Mitte midagi tegelikult ei ole lõpuks tõsine. Aga nagu mingid asjad kotivad rohkem ja see on täiesti fine. Ja see on fine, kui need asjad, mis kotivad rohkem, on mingisugused nagu materiaalsed ninnu-nännu. Keda huvitab sinu raha? Mis tahad? Nagu... Vaeseid kotib teiste raha. Palun väga. Kuidas Macron on? Sitaks hea. Sitaks hea. Prima, see meie lennujaama sitaks hea. Lihtsalt taustaks. Me istume Tallinna lennujaamas, kindlasti mitte.
Me istume Arlanda lennujaamas. Ootame oma lendu, mis läheb 150 tunni pärast. Sööme mingit naljakat võikut ja makroone, mis on väga hea muide. Kohvi on ka väga hea, ma olen väga rahul. Ja siis juba hakkasin järpima mingeid asju. Et see podcasti salvestus tuleb ilmselt siin ära teha, et sest juba hakkab torust tulema ja mida paremat on sul teha lendu oodates, kui oma arrogantsed mõtted kuskile ära võtta isiklikult taga podcasti kirja panna. Sest see sassiness juba ma tunnen, nagu juba tuleb juba Ilona vlogis ka just ja ma juba panin, et mis ma ütlesin, et mitte kedagi ei koti kellegi raha, eks ole. Mitte kedagi ei koti sinu raha. Tõsi? Mis võib-olla äkki ongi tänase osa pealkiri. Ära võtta isiklikult, aga mitte kedagi ei koti sinu raha. Disclaimerina, et siis ma ütlesin Ilona vlogi, et aga vaesed kotib. Kohta ma just eile kuulasin Merka tegi sotsiaalmeedikute alt tegi selle Tinderi teitimise 101 kursuse ja seal oli üks küsimus, et aga... Väga metsik vaade, aga eile õhtune siis Stockholmi trippi jõudiski sinna, et päeval ma lõpetasin siis projektiseltskonnaga lõunaga ära asja. Saime Riinuga kokku, lihtsalt ausalt öeldes istusime, sõime, käisime paaris poes seal niisama ülevaatamisel, mõlemal on nagu paar asja sellist listis, mida ma kumbki saanud normaalne, mida ma oleks tahtnud, aga lihtsalt olime, rääkisime, sõitsime rongiga lennujaama, hängisime lennujaamas, salvestasime terve pika podcasti keset lennujaama, sest miks mitte. Ja lihtsalt lennuk läks välja tund aega hiljem, nii et 11 Rootsi aja järgi, 12 Eesti aja järgi siis. Ja ma küll jõudsin kaks läbi hotelli, aga ma ei tea, ma jäin magama ja hommikul mu hetke suurim asi, mis ei lahene kuidagi moodi, ongi see, et ma ei maga. Ma ei nagu mitte ma otsustan, et ma ei maga, vaid mu keha või aju, I don't know, kumb neist otsustab, et ta lihtsalt ma ärkan enne äratuskella üles nagu, ja see on normaalne, et ma ärkan nagu 5 minutit või 10 minutit korra ja vaatan kella, see on nagu normaalne minu jaoks, aga ma räägin nagu 2 tundi, 3 tundi. Ja kui sa lähed kell 3 magama, märkad kella 6 juba üles. See ei ole väga, nii et see on see, kus ma praegu olen. Ma arvan, et ma panen siia vlogi ikka 2 päeva Google võitus otsa ja tänase juuksurist käigu, kuigi ma pead ikkagi minema pesema enne, sest eilne Stockholmi tuul ei teinud sellele head. Aga praegu sellisest imelisest olekust minna nüüd tööle ka päriselt edasi. Peatus Piru. Mina esitan talle arve ja. Et siis ongi, et kui on keegi, kes nagu Töötukassa kaudu saab, siis saab nagu selle sama asja kaudu nagu registreerida vaata. Aga et kui nagu ise maksta, siis saab. See on väga säästlik, nagu selles me kõik läheksime mingi Boldi või asjaga, on ju. Säästlik, ehk siis see inimene, kellel on kõige suurem kütusekulu autol, based on viimane vestlus, mis oli sellel teemal. Ehk siis meie säästame sinu kulul. Jah. Ja teeme aja kulul. Jah. Mul on savi. See on su hobi? Jah, see on mu hobi.
fancy. konkurentsisurvet, et nagu kelle vastu ja kuidas ma lähen. Ja see on okei, kui sa endale tuvastad. Eelrikaste häng. Õigesti taga. Ma mõtlesin, et ma ei tee siia klippi. Vappuõhtun. Kell on 8:15 peale 9 õhtul. Ma mõtlesin, ma ei tee seda klippi siia, sest oh my god, sest ma olen ülestimuleeritud, ma olen väsinud. Samas ma olen nagu nüüd sellest väsimusest veits overhyped. Nagu I am not doing great sellel hetkel lihtsalt, on ju praegusel hetkel, kuna nii palju on toimunud. Ehk siis ma olin viimati kodus 8 päeva tagasi reaalselt, ehk siis eelmine laupäev ma lõuna ajal tulin kodust ära ja nüüd me oleme nagu 8 päeva edasi ja õhtus ka juba. Eks ma olen ära olnud ja mitmes riigis, mitmetes linnades, mitmetes erinevates tegevustes selle sees. Nii et see on mu hetkeseis ja ma mõtlesin, et tegelikult oleks aus näidata või nagu jagada how I'm feeling, et see eelnev klipp ma olen arvates siia järgmise päeval kunagi peale lugenud lihtsalt, nii et tänane mina ei suuda tänast üritust veel kokku võtta ja see on okei, aga ma võtan kokku see seis, kus ma olen, ehk siis what is the price sellest viimasest nädalast pluss ajast ja tegelikult viimasest 2 kuust, mis mul olnud on või 1,5 kuud, mis mul olnud on. Ehk siis me saime Janitega siis Tallinnas meil kogukonna üritus siis Tartusse autotäiega, siis sealt sain enda auto, tuli minuga Angela veel peale, tõin ta siis Tartust peaaegu siia Võrru, siis kuna ma olin juba Võrule nii lähedal ja ma teadsin, mul ei ole kodus näiteks süüa, kohvipiima ja lilli, 3. veel eriti tähtis, sest 2 esimest saaks ma Põlvas ka, aga 3. nagu Põlva toidupoodide lillevalik on nii halb ja kallis samaaegselt, et ma olin nagu maitas veel on ju tulla Võrru ja ma käisin kõige enam Maximas, sain kõike muud, seal oli enam-vähem chill, välja arvatud lilli, ma olin davai, ma lähen Lidlisse, et nagu Maxima, Lidl ja Pirisma minu nagu go-to kohad lillede ostmiseks on ju, et Lidlis proops siis on midagi ja no eks see lett oli suht tühi ka on ju, aga sain nagu jällegi, meil on mingi 13 roosi, 2,30, midagi nagu midagi wild, sain need ja siis I blacked out nagu, mitte nagu füüsiliselt, vaid nagu seismiselt I blacked out in Lidl. Mis tähendab seda, et mul tuli nagu reaalselt, mul tuli kuuma värina hoog, enam-vähem ma olin nagu, mu ärevus nagu, mitte tunnetus, vaid keha ärevus, nagu keha muutus, ma veits vibreerisin, ma nagu, mul tuli reaalselt, mul oli nagu kuuma värinad sisse. Ma ostsin midagi asju mingi peaaegu 40 euro eest. Mida? Nagu ma käisin just on ju nagu 3 minutit tagasi Maximas, ostsin toidu endale enam-vähem mingisuguse loogikaga. Ja siis ma tulin sinna ja siis ma nagu 40 eurtsi. Ma ei tea.
ma tõesti ei tea. Lihtsalt nagu, et see nende asjade hind, mu toidupaar. Siis ma lähen koju ja siis ma avastan, mida ma olen ostnud endale kokku reaalselt, et ja kuidas ma suudan, ja et see, no, ma ei tea. Ehk siis ma ei tea tegelikult mitte midagi, väga ilus on, päikseloojang on samal ajal, nii et I love that vibe, mulle meeldib, et ma saan päriselt valges ikkagi koju, aga noh, ma ootus ka veits rääkisin, et mu unegraafik mitte sellepärast, et mina sunnin ennast öösel üleval olema või töötama või väga vara ärkama, aga mu keha on lihtsalt nagu mingil teatud veidral piiril ja seisus, kus ma ei saa magada, ma jään magama, ma magan mingi 3-4 tundi enam-vähem normilt ära ja siis ma olen pool unes, pool ärkvel, teen iga mingi tunni aja tagant silmatahti niimoodi nagu 3-4 pluss tundi lihtsalt ja see ei ole lõbus, see ei ole üldse lõbus, ma tahan magada, mul on aega nagu magada ja mu keha lihtsalt ei maga. Ehk siis see on hetke selline esimene asi, mida sooviks korda saada. Mul on juuksuritiir ka, ma ülehomme äkki järgmises loogis. Midagi te nägite juba siit ka, aga juustega vähemalt, mulle meeldib see une temalt otse juustesse, aga ja mul on vaja asju, mis mul on vaja elus korda saada. Paari nagu fookus on mingi 2 asjal. Uni on neist 1. Ja vaatame, kas me selle maikuu lõpuga nüüd saame selle tagasi normaalseks, et ma saaksin töötada nagu eksisteerida normaalselt. Sooviks jällegi eksisteerida tagasi normaalselt. Ehk siis, siin on minu veits crazy siis update selles kohas, mis on selliste pööraste, ägedate, põnevate, nagu väga privilegeeritud nädalate hind tegelikult taga. Loodan, et homme paremaks näeb, homme vaba päev enam-vähem. Ja vaatame, kas tuleb homme check-in ka või ongi see vlogi lõpp.